Tänane meditatsioon on oma piiride avardamiseks. Mine selili, vii oma lülisammas hästi ühele joonele, käed jalad natuke laiali. Lihtsalt lase kõigest lahti. Usalda, et kõige kiirem tee majandusliku itsenguni on õppida elama tipust, mõtlema tipust ja tegutsema tipust lähtuvalt. Ja see valem kehtib absoluutselt kõige puhul, mida sa elus muuta tahad. Alusta alati tipust. See on see, mida mina olen terve oma elu teinud. See, mida ma püüan edasi anda. Põhjus, miks sa oled sellises majanduslikus seisus, kus sa tunned ennast piiratuna. Et sa tegelikult tahaksid elada natuke külluslikumalt, avardada oma elu ja mänguvõimalusi. Põhjus, miks sa seda teha ei saa, on sellepärast ja ainult sellepärast, et see, kus sa praegu oled, tundub sulle loomulik. Tegelikult nagu ainuvõimalik. Sügavamal tasandil sa tead, sa usud, et sa oled just seda väärt, kus sa praegu oled. Vaata, kuidas sulle mõjuks selline teadmine, et küllus ja rikkus on inimese normaalne seisund. Külluse mõiste tähendab seda, et sul on rohkem. Mitte sellest, mida sa vajad. See on väljapääs vaesusest. Küllus tähendab seda, et sul on rohkem, kui sa tahad kulutada. Ehk põhimõtteliselt sul on piiramatud ressursid. Luba endal mõistuses mängida, et mul on piiramatu ressurss. Lihtsalt selline mõte oma mõistusesse. Täiesti piiramatu. Mul on kaugelt rohkem, kui ma vajan. Ja see seisund on loomulik, normaalne. Lihtsalt usalda. Lõdvestu selle teadmise peale. Vii oma tähelepanu keele otsale. Suru keele ots ülemiste hammaste taha kõvasti. Suru hästi tugevalt. Aeglaselt luba survel lõdvestuda. Teadusta kogu kaelalihastiku korraga. Soovi, et kõik kaelas lõdvestuks. Totaalselt. Soovi, et see jääkski nii. Vii oma fookus varbaotstele. Kujuta ette, et varbaotsad puudutavad massi, kuldset massi, mis tuleb alt üles. Mis on hästi sooja vee massi sarnane. Aga mis ei märga, vaid lahustab
kõik selle, mida sa keha, sa enam ei vaja. Ja toidab kõike seda kehas, mis vajab toitmist. Uuendab kõike seda kehas, mis vajab uuendamist. Ehk teeb kehale täieliku restardi. Programmeeri see tõusev mass nende omadustega. Paralleelselt sa teadlikuks, et sa hingad. Ära hingamist muuda. Järgmise sissehingamisega luba sellel massil tõusta varvasteni. Nii et varbad saavad uputatud sellesse. Välja hingates luba sellel mõjuda. Päkkadeni. Sisse hingates natuke tõuseb. Välja hingates luba sellel mõjuda, integreeruda. Niimoodi vaikselt tõsta. Tõsta ja luba mõjuda. Kui sa tunned, et mõned kohad kehas vajavad rohkem uuendamist, tervendamist või toitmist, siis võta sinna natuke rohkem aega. Kasuta suurusjärgus 20 hingamistsüklit. Tee seda hästi kergelt, hästi elegantselt. Avasta, et see, mida sa teed, on päris. Muutus toimub taotluse kaudu. Kui su tähelepanu läheb mujale, siis õrnalt oota tagasi. Ja jätka sealt, kus sa pooleli jäid. Luba sellel massil noorendada oma liigesed. Puhastada siseorganid, vabastada pinged. Lahustada kõik protsessid, mis tekitavad kulumist kehas. Tuua endaga noorenemine. Värskus, jõud ja rahu. Ükskõik kuhu sa oled jõudnud, võta veel 3 hingamistsüklit ja jaga see osa kehast, mis veel ei ole läbitud,
nende 3 hingamistsükli peale ära. Teadvusta kogu keha korraga. Natuke muuda oma suhtumist armastavamaks. Nii et sinu suunas kehale voolab nagu tänulikkuse ja armastuse voog, mis lahustab veelgi. Tervene. Tea, et maise rikkuse kasutamiseks on kõige tähtsam see, et su keha oleks terve. Sest ainult läbi keha sa saad seda nautida. Nii kui juhtub su kehaga midagi, nii kõigel välisel ei ole enam mingit mõtet. Seepärast võta alati füüsiline tervis esikohale. Ära kunagi tee midagi füüsilise tervise arvelt, teda lõhkudes. Olles tugev, terve, noor, nõtke, sitke ja sale. See on ise juba üks kõige suuremaid rikkuseid. Teadvusta õrnalt lähiruumi oma keha ümber. Avasta, et see on tehtud vabadusest ja rahust. Et see on hästi vaikne. Teadvusta natuke suuremat ruumi, mis hõlmab kogu seda tuba, kus sa oled. Ja nüüd häälestu vaikusele, vabadusele ja ruumile keha kõige sügavamal tasandil. Ja luba, et kehast sulab sellesse vaikusesse kõik see, mis on üleliigne, mis mingil põhjusel sinna veel jäänud on. Et kehast kaoks kõik, mida keha ei vaja, lihtsalt sulaks ära, lahustuks tagasi ruumi, ühineks tagasi vaikusega, millest ka see sügaval tasandil tehtud on. Ja avastad, keha muutub kergemaks, nooremaks. Kehasse tekib elusus, mis on nauding justkui iseenesest. Sest nauding on just see, mida sa tegelikult ju otsid rikkuse läbi. Rõõm, turvatunne. Võimalus olla armastatud ja armastada külluslikumalt, piirangute vabamalt. Avastad, kui su keha on hästi kerge, täiuslikult terve, sellises kujus ja vormis, nagu sa tahad, nii tugev, nagu sa tahad. Siis see on iseenesest hästi suur rikkus. Hoia siis teda.
Programmeerida selliseks, nagu sa tahad ja taotled see saaks nii olema. Taotle, et see jääks nii olema. Saagu see nii. Vaha. Mu keha on alati terve. Alati tugev. Nõtke nagu pajuvits. Ütle seda nagu loitsu selliselt, et see mõjub iga raku sisse. Läbi selle taotluse sa annad kehale teada, et sa tahad, et ta hakkaks tööle nii, nagu sina sätestad. Ja see saab nii olema, sest sina oled keha peremees. Ütle seda sõnatult, siis see on veel võimsam. Tea, et nii sa programmeerid keharakud ümber. Teadvusta kogu keha korraga. Ja soovi, et see jõuab iga raku sisse, mida sa ütled. Mu keha on alati terve. Lase sellel mõjuda. Alati tugev. Ja avasta, et muutus hakkab toimuma. Järgne sellele, võta see vastu, lõdvestu sellesse. Nõtke nagu pajuvits. Ja avasta, et kehas kõik muutub nagu elastsemaks. Jäikus kaob. Ütle veel midagi, mida sa soovid. Sa lubad kehal muutuda selliseks seeläbi. Avasta, et kehale meeldib muutuda ilusamaks ja tugevamaks. Sest see on keha normaalne seisund. Looduse poolt on keha määratud olema terve ja tugev. Ära siis ütle talle kunagi midagi teisiti, sest iga sinu mõte on soov, mis programmeerib keha vastavalt. Keha on hääljuhitav, harjuta ennast selle teadmisega. Julge teda juhtida. Alati, kui sa tabad ennast teiselt programmilt, lase sellel programmil tulla mõttena, teadvusta selle sisu ja taotle, et see tühistuks, lahustuks ära. Lahustuks ära selle programmi mõju. Sest sa oled piiramatu olend. Ja sa allud ainult nendele programmidele, mida sa ise soovid. Harjuta ennast ümber juhtima. Ja avasta, et juhtimisest tekib jõud. Isegi kui sa juba natukene ära taipad, et sa suudad juhtida, siis hakkab sellest tekkima rõõm.
ja oma võimekust teadvustades tekib see rõõm järjest rohkem ja rohkem. Ja lõpuks see rõõm saab palju tähtsamaks sellest, mida sa oma julguse ja tarkuse läbi lood. Sest need rikkused, mis sellega kaasnevad, on ainult selle rõõmu ja tarkuse väljendus. Sa tegelikult ei vaja neid enam. Sest see, mida sa kunagi vajasid, oli just see tarkus ja rõõm, mida sa lootsid, et rikkused endaga kaasa toovad. Tegelikkuses rikkus väljendab sinu tarkust, väljendab sinu õige energia kasutamise oskust. Seepärast harju juhtima ja harju sellest suurt rõõmu tundma. Ja kuna kõik energiad alluvad ainult päris minale, siis alusta alati tipust. Õpi elama tipu kaudu, tipust lahkumata, tipu jõudu kasutades. Õrnalt lahku keha teadvustamisest nii, et ta ei märkaks sinu kohalolekut või sinu lahkumist areenilt. Ja tekita oma kohalolek nina otsal, tillukesel osal kehast. Nüüd ära teadvusta nina otsa. See on ainult parkimisplats, vaid teadvusta enda fookust nina otsal. Tee tilluke nihe siiapoole. Ehk nüüd sa teadvustad oma juhtimisorgani tippu fookust. Just läbi fookuse saad sa juhtida. See, mis on su fookuses, sinna voolab jõud. Nüüd luba, et see jõud voolaks sinusse tagasi ehk tee U-pööre, tagasipööre. Järgmise sissehingamisega luba, et su fookus tõmbub tagasi. Õrnalt vaikselt tagasi sinna, kust alguse saab. Ehk kogu see väljaminev jõud hakkab toitma sinu võimekust kogeda turvatunnet, rahu ja heaolu, mis on sinu enda kõige normaalsem olek. Lase kõik hästi õrnaks ja vabaks. Endiselt teadvusta õrnalt hingamist. Ja selliselt, et iga sisse hingamine on programmeeritud fookuse tagasi suunajana, kui ta kipub välja minema. Iga väljahingamine on programmeeritud fookuse lahustina. Fookus lahustub minasse ja mina pinge oma, et korda lahustub. Niimoodi vaikselt libise iseenda sügavikku. Sisse hingates võid mentaalselt öelda mina või lihtsalt teada, programmeerida nii. Välja hingates rahu. Et sa kõigepealt stabiliseerud rahuseisundisse. Eks sa lood endale hästi tugeva baasi, millelt on võimalik päriselt juhtima hakata ka väga suuri rikkuseid. Ilma selleta see kunagi ei püsi. Isegi kui see korraks õnnestub. Teatud mina tugevusest see muutub nagu lapse mänguks.
Tea, et mina seisundisse juurdumine on nagu mäkke ronimine sügavusse. Iga kord sa jõuad natuke kõrgemale. Iga kord on vaade järjest avaram. Iga kord on nauding natuke sügavam. Iga kord on mõju veelgi sügavam. Ja mitte kunagi ei muutu see igavaks. Iga kord sa avastad mingeid uusi nüansse, uusi aroome, uusi rõõme. Veent uut naudingut, kes sa ise oled. Tea, et sa ise enese kogemusena oled kõige suurem rikkus maailmas. Oled sa tegelik aare. Ja kui sa tood piisavalt jõudu siia üle, ehk oled nõus siia mäkke ronima sügavusse piisavalt arvkordi. Nii et sa mingil hetkel hakkad armastama iseenda aaret. Nii et osa jõudu jääbki sinusse. Siis sul tekib tegelik võim kõikide asjade üle väljaspool sind. Avaneb sõnatu tarkus, kuidas seda päriselt juhtida. Seepärast ära karda seda aega, mis sa justkui kulutad lihtsalt olemisele iseendana. Tea, et just see paradoksaalselt on kõige kõrgem tegevus üldse. Miks su elu ei ole selline, nagu sa oled tahtnud, on sellepärast, et sa ei ole siiani teinud kõige tähtsamat. Sa ei ole teinud pööret, tagasipööret. Ehk sa ei ole toonud oma fookust endale tagasi. Sa ei ole toonud oma jõudu iseendale tagasi. Sa oled tahtnud elada kellegi või millegi välise kaudu. Aga selle kaudu ei saa kunagi juhtida oma elu. See ei ole võimalik. Ja sealt tekivad meeletud kannatused, lootusetus, abitus, ohver. Lihtsalt usalda, et teist teed ei ole. Ja avasta, et see tee on juba algusest peale ilus. Eks see on otse tee tippu Indrali seisundisse. Sest ainult tipust saad sa juhtida. Sest tipus sa näed, mida sa lagendikul maas ei näe, sest sa oled selle sees. Ja ainult tipust on sul jõudu ja selgus seda juhtida, mida sul väljapool iseennast ei ole. Seal on segadus, jõu äravool. Tea, et igasuguse suure rikkuse algus ükskõik millisel eluvaldkonda sa mõtled. See päris algus on oma jõud tagasi tuua iseendale ehk alustada tipust. Nüüd muuda oma programmeeringut, sissehingamisega endiselt taotle mina ja taotled see mina läheks veel sügavamale see kogemus. Väljahingamisega paralleelselt ütle õndsus.
Kui võimalik, ütle seda ilma mõttesõnata, ainult teadmisena. Sooviga, et sa häälestuksid iseenda sees sügavale, sügavale. Sinna, kus asuvad müstilised eufoorialained, mis kannavad õndsust. Tea, et sinna ei saa trügida. Sinna saab nagu vaikselt sulada, lõdvestuda, usaldades seda teadmist, et nii hea, kui sa ise oled, ei ole mitte ükski emotsioon, mitte ükski väline õnnestumine või rikkus. Ja kui sa natuke sellega harjud, siis hakkab sul hästi kerge juhtida kõike väljapool. Sest sa oled relvastatud kõige kõrgemaga, armastuse, tarkuse ja jõuga. Raha armastab tarkust. Raha armastab jõudu. Raha armastab armastust. Ja raha armastab julgust. Ilma iseendasse juurdumata sul ei ole seda kuskilt ammutada. Kõik teised allikad on liiga vaesed, saavad tühjaks. Mina on ainus allikas, mis mitte kunagi ei ammendu. Mis jääb alati värskeks. Mis alati toidab. Mis on alati uus. Seepärast usalda ja lihtsalt ole. Usalda olemise jõudu. Ja vaata, kas sa saad olla veel kergemalt. Avasta, et iseendana olemiseks sa ei pea kasutama mitte ühtegi jõudu. Eks see on ainus olemine elus, kus sa saad olla täiesti vaba. Piiramatult vaba. Kõigest lõpulikult lahti lasta. Ja siis sa vaikselt sukeldud armastuse sisse, mis on sinu kõige sügavam tasand. Usalda. Lahustu. Küsi endalt sõnatult, kas ma saan ka sellest pingest lahti lasta, mis mind siin kinni hoiab pinnapealselt. Avasta, et mingil hetkel sa võid jõuda kohta, mis on nii imepeen ja vaikne, imeõrn, nagu üleni tehtud õrnusest, et sa peaaegu ei raatsi hingatagi. Lahustu sinna. Luba sellel õrnusel imbuda. Harju selle õrnusega.
Avasta, kui ilus sa tegelikult oled. Harjuta ennast kogemusena teadmisega, et sa oled lõpmatult hea. Sa oled ilu ise. Sa oled tarkus ise. Sinus on piiramatu jõud. Sul on täiesti piiramatud võimalused. Kui sa ainult julged neid kasutada. Sa oled üdini hea. Headus ise. Elu sinu ümber on üdini hea, kui sa oled iseendana. Elu sinu ümber on ainult võimaluste väli. Tee, mida tahad. Vali, mida tahad, kui sa oled mina ise. Kõik muutub võimaluseks. Võimalus valida, võimalus juhtida. Võimalus mängida ja tundma õppida. Võimalus armastada. Võimalus jagada. Usalda, et kui sa natukenegi õpid mina kaudu elamist, siis sisuliselt sa sünnid uuesti. Alles sellest hetkest hakkab su päris elu. Ja sa vaatad natuke nagu kurvalt sellele raisatud ajale. Et miks sa varem ei teadnud, et ka nii saab. Aga selles kohas ei ole ka kurbust enam. Kogu minevik lahustub ära, sest on ainult praegu. Avasta, et selles praeguses hetkes on jõud. Ja sa hakkad seda jõudu kogema just selle pärast, et sa koondad selle jõu nagu laserkiire iseendasse. Ja vaikselt selle laserkiire kaudu libised iseenda sügavikku, kus on kõik see, mida sa läbi kogu oma elu oled otsinud. Sa vaikselt libised sellele lähemale ja lähemale. Hästi suur kergendus on teada, et see suund on õige. Isemiselt sa tabad ära, et see on õige. Nüüd soovi, et sulle avaneks pilt. Läbi intuitsiooni ja inspiratsiooni sellest elust, milline sa oleksid siis, kui sa elaksid mina armastuse, tarkuse, julguse ja jõu baasilt. Luba enda ettekujutlusse tulla iseenda kõige säravam, kõige tugevam, kõige ilusam võimalus. Iseendast sellisena, kus sa särad armastusest. Silmad on suured ja säravad. Keha pakatab jõust ja tervisest. Kus sa teed rahuliku kindlusega kõik seda, mida sa tahad teha. Lood oma elu selliseks, nagu sa oled alati tahtnud, et oleks. Luba, et sulle tuleks see tunne, see kindluse, rahu ja õnnetunne, mis oleks niimoodi elada.
sul on kogu aeg hästi tugev turvatunne, kõigutamatu turvalisus. Sa tead sellel hetkel just täpselt, mida tegema peab, et tulemus oleks see, mida sa tahad. Luba oma ettekujutlusse tulla midagi, mida sa tahaksid luua. Milline sa tahaksid, et oleks sinu kodu? Kui sul oleks täiesti piiramatu rikkus, mida sa tegelikult tahad? Kus sa tahaksid elada? Et oleks kerged sellised visioonid, hästi kerged, ära midagi suru. Nagu kerged visioonid sinu tuleviku elust. Vaata, kas sa oskad seda vaadata nii, et sa lähed ise selle filmi sisse. Mitte ei vaata seda siit pealt, vaid lubad endal korra olla selle osaline, et kuidas sa ennast koged. Vaata mõnda luksuseset, mida sa võib-olla tahad, aga võib-olla ei tahagi. Võib-olla sa ei tahagi elada luksuses, sa tahad elada armsuses. Võib-olla tahad luksuses ja armsuses. Avasta, et elu, mis sinu ümber sellisena moodustub, on elegantne. Ta on selline puhas, õrn, täpne, soe, ilus ja tark. Kõik, mida sa teed, kannab neid kvaliteete. Kõik, mida sa lood, kannab neid kvaliteete. Ja see loomine ise on kerge ja täpne ja tark. Sest ainult neid kvaliteete kasutades sa saad luua seda, mida sa tahad. Ja kuna sa toetud iseendale, kus on kogu tarkus, täpsus, elegants, ilu ja õndsus, siis sinust on täiesti kadunud igasugune hirm kaotada seda, mida sa oled loonud. Sest sa tead, et sa lood seda täiesti vabalt igal hetkel uuesti. Et see kõik on lihtsalt mäng. Aga hästi ilus mäng. Ehk sulle avaneb elu ilu osa. Ilu avaneb siis, kui sa kasutad tarkust. Ainult siis. Tarkus on kasutada õigeid energiaid. Teha selliseid asju, mis on win-win projektid, kus kõik osapooled saavad tõstetud igal hetkel. Luba endal läbi imbuda sellest olemisest. Sina tippklassis. Kõrgklassis. Elu kõrgklassis. Selle kõige kõrgemas tähenduses. Väline kõrgklass ainult väljendab sisemist kõrgklassi. Avasta, et see elu on hoopis teistsugune. Seal puudub vaev. Seal puudub valu. Seal võib olla väga palju tööd. Aga see töö on flow. Pidev rõõm. Elada flows kogu aeg. See on normaalne. Elada külluslikult ja jagada oma küllust kõigele. See on normaalne inimese seisund. Kui ta elab iseendana.
See ei ole liiga keeruline, aga see on hästi täpne. Et seda teha, tuleb teha U-turn. Tuleb teha tagasi, otsustav tagasipööre kõigelt sellelt, mida sa ei taha. Tulla sügavale iseenda sisse peitu. Lasta otsustavalt lahti kõigest, mis toodab valu. Lahustada kõik põhjused, mis toodavad valu. Tuua ennast uuenenuna tagasi maailma. Sisemist õndsust ja tarkust kaotamata. Ja vaadata elu täiesti värske pilguga. Luua enda ümber täiesti uus kvaliteet. Kas poleks tore? Teeme ära. Kui sa soovid, et see sulle meeldiks, haara kogu see teadmine ja kogemus, milles sa oled, oma teadveloleku kaisu ja tee selline tummine taotlus. Saagu see nii, ma teen ära. Ja avasta, kuidas kõik sinus muutub, eks sa sünnid ümber. Kõrgklassi. Lõdvestu selle uue mina sisse. Hinga uue minana. Hinga nagu sisse seda jõudu, tarkust ja võimalusi, mis on nüüd juba olemas, sest sa oled selle juba loonud. Ehk mentaalsel tasandil ta on juba sündinud. Ülejäänu on vormistamise küsimus. See elu on juba olemas. Struktuurid on loodud. Nüüd on vaja oma energiat saada sellesse vastavusse. Ja see on hästi lihtne. Igal võimalikul moel ja ajal. Vaikselt tõmbu iseenda sisse peitu ja küllasta ennast iseenda jõuga. Seda ei saa liiga palju teha. Ükski aeg ei ole raisatud aeg, kui sa teed kõige tähtsamat. Tood oma fookuse iseendasse. Iga hetk, kui sa tabad ära, et su fookus ehk su jõud voolab millelegi, mida sa ei taha. Kas tuleb mingi halb mõte või oled sa toitma hakanud mingit negatiivset emotsionaalset valu. Samal hetkel lahusta, tühista ja vabane sellest. Samal hetkel, kui ta tuleb ja tõmbu kohe tagasi, nagu oleks kõrvetada saanud. Ära hoia seda valu. Teda toites. Hoia seda valu niimoodi, et ta lahustuks. See on see toona meetod. Emotsionaalse valu välkkiire lahustamine samal hetkel, kui ta tekib. Nii sa saad oma jõu tagasi. Ja see osa maailmast on võimalik ümber kujundada kõrgklassi.
Saa teadlikuks, et sa hingad. Teadvusta kogu oma keha korraga. Hinga nagu sisse seda kergust ja elegantsi ja jõudu, tarkust ja teadmist. Soovi, et see imbuks sinusse nii sügavale, et sa ei oskagi enam teisiti. Ainus, millega sa hakkama pead saama, on praegune hetk. Elu on hästi lihtne. Ainus, mida sa pead jälgima, on see, kuhu sa oma jõu investeerid. Kus on su fookus? Ja läbi fookuse tegema õige taotluse, kas lahustada või toita. Toida targalt. Seda, mida sa tahad. Lahusta targalt seda, mida sa enam ei taha. Vaikselt korrigeeri kogu aeg. Muutus toimub kohe, muutused on välkkiired. Kogu see elu seadistub ümber. See üks võrdne hingamine nagu pitsat. Ja kui soovid, võid nagu kinnistada selle. Saagu see nii. Omakorda taotlusega. Kes soovivad, võivad öelda võlusõna. Tule mantra. Svaha. Svaha. Joogid teevad nii, see on nagu aamen kirikus. Nagu pitseerid tulega. See on nüüd täpselt see, kuidas mina oma elu loon. See on kõige lähem medikas sellele, mida ma ise reaalselt kasutan. Sellest medikast ei tuldagi välja, jäädki uuena.